Tervist, siit Võrtsjärve muusikalaagri uudistestuudiost Joonas Uustal. Ja aita leida Kuusepuu nädala värskemate uudistega. Tänaseks esimeseks uudiseks on märglugu. Näeme, kuidas 2 ennastsalgavat noorukit astuvad köiele ilma mingisuguse kaitsevarustuseta. Tere! Täna Venevere muusikalaagris võtab julguse kokku üks meie ekstreemne laagri tütarlaps ja läbib ühe raske takistusraja. Ja me loodame, et sellest tuleb väga märg. Nii, kas sa oled valmis? Olen valmis. Kas hirm on ka sees? Hirm on küll sees, aga ma arvan, et ma saan hakkama. Mis te arvate, kas võib juhtuda ka nii, et te võite täna ka siin takistusrajal märjaks saada? See on 50-50, oleneb minu tasakaalust. Okei, aga siis head takistusraja läbimist. Tänan. Nagu näha, meie lootused kandsid vilja. Meie superstaar saigi märjaks. Ma olen veel ühele ringile ja proovin selle ära teha seekord. Ei tee sa midagi, kui mina platsi saan. Vetikates selline on. Mis juhtus? Ma arvan, et keegi kõigutas siin. Tundub, et see takistusrada on päris põnev. Nii et ma proovin ka. Ma lootsin, et see on tõesti lihtne, aga minu ootused olid valed. See oli märg, see oli õudne ja tasakaal oli kadumas. Järgmiseks näeme, kui edukalt kulgevad siinse laagri õpitoad. Esiteks külastame trummiõpituba, kus juhendajaks on Joel ja armu ei anta. Praegu olen ma tulnud siia trummiõpitoa ukse taha, et rääkida juhendajaga ja võib-olla ka mõne õpilasega. Et mida te olete tänase päeva jooksul õpetanud? Me oleme alustanud lugude õppimisega. Meil on nüüd mitme peale on juba üks lugu selge, kui erinevad osad kokku panna. Ja eks me jätkame veel täna seda lugude õppimist, et tööd on küll aga. Ja millised on nende loode nimed? No, osad neist on näiteks lood Smiresilt, Trafficult, siis on Ska Factorilt on lugu ja nii edasi ja nii edasi. Tuntud Eesti poplood. Kui kaua sa oled trummi mänginud? Talvel alustasin mingi pool aastat. Aga mis on teie eesmärgid selle nädala jooksul? Eks ongi õpilastele anda bändi kogemus ja et teha niimoodi, et reedene kontsert oleks väga hästi välja. Aga kas te suudate seda teha? Ikka suudan. Mida te olete tänase päeva jooksul muidu õppinud? Ma olen õppinud ühte lugu, mida esitab tegelikult Traffic, aga selle nimi on Für Elise. Ja kas te olete selle loo selgeks saanud? Mitte päris, annab veel harjutada.
juhendaja kiidab enda õpilaste entusiasmi. suhtumine on väga hea, eks siis ma arvan, et meil ei ole mingit probleemi reedel need lood ära mängida. Nii et te olete selle jaoks valmis? Absoluutselt. See tundub olevat päris põnev õpituba, ma ehk proovin ka. Nüüd võtame ette aga kitarristid. Kaeme, kuidas kulgeb nendel harjutamine ja mida nad arvavad oma juhendajast Stevenist. Siin minu selja taga toimub praegu kitarriõppetuba. Lähme ja uurime, kuidas neil läheb. Kui palju huvilisi on teie töötoas? Kokku on meil terve laagride inimesed, kõik on minu huvilised. Eks meil on terve laager, 30 inimest. Kuidas te suhtute oma õpilastesse? Kuidas? Ikka rõõmuga vaadake, kuidas nad kõik harjutavad, kõigil on nii toredad näod peas, vaadake. Mida te olete 2 päeva jooksul teinud? Muusikat. Millist muusikat? Kitarrimuusikat enamasti. Mis eesmärk on teil püsti seatud sellele nädalale? Meil on ainult üks eesmärk tegelikult, see on meie lõppkontsert, et see võimalik tõesti välja tuleks. Mida te arvate oma töötoa juhendajast? Ta on väga hea õpetaja, aga ta on natuke kuri võib-olla. Ilmselgelt oskab väga hästi kitarri mängida ja ta võtab kõike vabalt. Mida te olete nende 2 päeva jooksul õppinud? Laulu. Millist laulu? Täna õppisime Fürreliset ja siis eile õppisime Taukari, seda 7 tuule poole vist oli. Ja siis täna õppisime mingit Smilersi lugu. Mis eesmärgid on teil reedeseks püstitatud? Proovida mitte nii väga närvi minna ja siis asju rahulikult võtta. Kui Martina proovis trummi, siis mina proovin kitarri. Hetkeks aga põikame kõrvale töötubadest. Räägime laagrilaulust. Nimelt tehti laagrile muusikavideo, mis on saavutanud suure menu ja palju kuulsust ka väljaspool laagrit. 1, 2, 3 ja ma hõgub öistes tuled ees ja laager seisab teile ees. Rõõmsad laululapsed reas teile hoogsalt laulavad, kõik on super, mida veel. On ammu möödas prooviaeg, kes magab kämpas, kes on vees. Näeb lillidega bändi poiss, ootab lõunat, meel on must, vaikselt kokka jõllitab. Kungis on meie südames, üks vahva laager teie ees. On suhteliselt raske meil teie valsa pilgu all, kuid lõõmab ülivõimas leek. Laulame koos, ma laulan, sa tead. Oodan, et plaksutaksid hoogsalt meile sa. Me laulame koos, nii kõlav on see, kui kuuled sa, see laager meile lihtsalt parim on, sa tule meiega. Need kämpad on nii mugavad, ei taha üldse magada. On karmid turvamehed, meie uhked laagrisärgid ka, lihtsalt vaata, kõik on hea. Ei tea, kust ilmub kaamera, ta kõiki pingsalt kõllitab. Ühe nupuklõpsuga püüab nägu filmida, temast välja ma ei tee.
laulame koos, ma laulan, sa tead. Ootan, et plaksutaksid hoksad meile saab. Me laulame koos, nii kõlav on see, kui kuuled sa, see laager meile lihtsalt parim on, sa tule meiega. Bravo! Tagasi töötubade juurde. Külastame 3. vokalistide töötuba. Uurime, kuidas kulgeb neil sõnade meeldejätmine ja viisi seadmine. Kuidas te hindate oma töö kvaliteeti? No töö kvaliteeti saab hinnata ainult laste järgi ja kuna lapsed on super tublid, siis ma väga loodan, et töö kvaliteet on vähemalt tubli. Kuidas läheb töötoa õpilastel sõnade meelde jätmine? No ma siin vaatan, et näod on unised, aga sõnad on üllatavalt hästi peas, nii et jälle võin öelda, et super tublid. Mida te arvate laagri laulust? No laagri laul on nagu laagri moto ehk maskott, et laagri laul ilma muusikalaagrita ei olegi nagu muusikalaager. Miks te valisite just need laulud oma õpilastele? No kõike argumente silmas pidades. Õpilaste hääletämbreid, enne tegime natukene hääleseadet, tutvusime hääletämbritega, siis pidi hästi ruttu otsustama, missugused hääled kokku sobivad ja pidin ka seda 1 minuti jooksul otsustama, missugused laulud tuleb võtta ja kellele. Nii et nii saidki need kõik asjad valitud ja loodetavasti ka õnnelikult ja hästi teostatud. Ei tea, kust ilmub kaamera, ta kõiki pingsalt lillitab. Ühe nupuklõpsuga püüab nägu filmida, temast välja ma ei tee. Laulame koos, ma laulan, sa tead. Ootan, et plaksutaksid hoksad meile saab. Kui kaua sa laulmisega tegelenud oled? 4 aastat. 3 aastat. Mis laule sa esitad laagri lõpukontserdil? Lauluhaldjas. Mida arvate oma töötoa juhendajast? No eriti pole temaga olnud koos, aga ta on väga tubli ja väga hea õpetaja. Erle on väga tubli ja tore inimene. Te ei ole laagri bändiga veel koos laulnud. Kas arvate, et koostöö sujub esimese või mitme korraga hästi? Ma arvan ikka, et mitme korraga hästi. Esimese korraga hästi. Miks te nii arvate? Sellepärast, et bändipoisid ja need kõik inimesed on väga toredad ja andekad. See laager meile lihtsalt parim on, sa tule meiega. Mida te arvate kontserti teistest esitustest? Need teised esitused on kahtlemata ka väga toredad ja kuna siin on laulude valikul, ma siin ühe kõrvaga olen juba kuulnud väga erinevaid stiile arvestatud, ehk popist kuni klassikalise estraadini, siis saab näha ja kuulda, mis siis homme õhtul toimuma hakkab. Astume läbi ka bändi prooviruumist. Intervjueerisime taustabändi, kuidas sujub koostöö ja kes lööb keda millega. Trummid, kitarri ujumine. Aga kuhu jäi meie imeline bänd? Nüüd läheme ja tutvume ka nendega. Mis instrumenti mängite teie ja kui kaua olete seda juba mänginud? Päris palju instrumente mängin tegelikult, aga kitarri hetkel. Rütmikitarri 5-6 aasta. Mille pärast te hakkasite kitarri õppima? Ma ei oskagi öelda. Soolokitaristiga koos hakkasime õppima. Tuli taha lihtsalt. Mis on bändi eesmärgid selles laagris? Õpetada noori, nagu näidata neile, kuidas toimib kõik bändis, bändi elu. Kuidas on seni läinud bändi koostöö? Raskelt, aga huvitavalt. Särgis avalikel on ja süüdises värgis on grammofon. Üks mees aval luusi, taadimas ei käe, kui on muusi, vendegis ei ole.
mis instrumenti teie mängite ja kui kaua te seda olete mänginud? Basskitarri 4 aastat. Mis ajendas teid seda pilli õppima? Mul oli see soov juba lapsena. Millega tegelete teie bändis? Mina olen laulja. Kui kaua olete selle bändi jaoks laulnud? Selle bändi jaoks olen ma laulnud 2 aastat. Mis laule olete siin laagris õppinud ja mis meeldib teile kõige enam? Smilersi esitusest oleme õppinud näiteks Tantsin nagu loo, mis oli üks mu lemmikuid ja Girlistringist näiteks Üle ilma. Ma ei tea, mis seal veel oli. Fürreliise oli päris äge. Ja Tantsin nagu loom oli lemmik. Ma olen päris palju laule õppinud ja mulle ei meeldi neist ükski tegelikult. Praegu õppisin Eliiset just siin 3 minutit tagasi, siis tulid mingid tüübid ja tahtsid intervjuud. Kuidas bänd koos töötab ja kui palju on bänd muutunud viimase paari päeva jooksul? Bänd töötab väga hästi koos, sest et nad on kogu aeg koos, nad on rõngus ka koos kogu aeg ja töötab väga hästi. Ja muutunud on sellega, et meil on uusi liikmeid tulnud pidevalt juurde ju. Kõigil on närvid täiesti läbi. Ma ei tea, mis toimub. Mitte keegi ei saa mitte kellegagi läbi, kõik peksavad üksteist, pillutakse trummipulki, lüüakse kitarriga. No ei saa nii. Mis on selle bändi eesmärgid laagris? Anda võimalus bändis teistel ka osa võtta, kes ei ole bändi eluga enne kokku puutunud. See oligi meie võimas laagribänd. Seda, mida nad õppinud on, näeme reedesel kontserdil. Viimasena külastame videotöötuba. Uurime, kuidas said tõeks kõik need lühiuudised ja isegi see uudiste saade. Ma loen 3, 2, 1. Ja ei hakka näema, see ei ole üldse naljakas, ma löön sind kitarriga varsti. Ma olen tõsine. Mis roll on teil selles laagris? Selles laagris ma olen filmigrupis. Ja mida te seal täpsemalt teete? Ei no, me käime ringi, teeme intervjuusid, filmime ja siis teeme katteid, ehk siis me õpime midagi uut juurde. Mitu videot te päevaga valmis saate? Ma ütlen ausalt, me teeme isegi öösel videoid. Kas te puhata ei soovigi või? Aga videod on vaja järgmiseks päevaks valmis saada. Ja mõned videod lähevad võib-olla ka YouTube'i. Millega tegelete teie siin muusikalaagris? Mina tegelen filmigrupis filmimisega. Kuidas sul seal olemine meeldib ja kuidas tööd edenevad? Filmida mulle meeldib ja meil on suht lahe kamp ka koos. Kas nagu kaamera ja sise on raske olla? Kusjuures on küll naljakas hakkab. Vahepeal on see siuke naerutöö, et ei saa pidama. Läks. Praegu. Mitte ainult muusikas ei lähe viisi seadmine ja sõnade meeldijätmine halvasti. Ka reporteritel võivad laused ununeda. See oligi meie võimas laagribänd, et näha, mida nad on õppinud. See oligi meie võimas laagribänd. Ma mõtlesin, ma meeldib vaikselt. Trummid, kitarr ja bänd. Aga kuhu jäi ka... Mis roll on teil selles laagris? Mina olen videotiimi liige. Ja mida te täpsemalt teete? Ma olen reporter, ma tegelen
filmimise ja lõikamisega ka veel. Mitu videot te päevaga valmis saate? 1 või 2 vastavalt jõule ja pikkusele. Mis eesmärgid on teil sellel nädalal? Saada hea ülekanne reedesest kontserdist, palju videojäädvustusi ja häid kogemusi. Aitäh! Nii, nüüd on Martini kord. Mul käsi värises. Mul käsi värises vahepeal. Ma olen näinud üks inimene käis laulmas. Nii mõnigi pelgas sattuda kaamera ette. Ma ei mängi teile. See osa läheb. Müts pähe! Las läheb, ei pane mütsi pähe! Kui materjal on kaamerale jäädvustatud, tuleb sammut seada monteerimiseks filmibussi. Äkki peaks allpool olema? Kohe lugeme. Või toome ka, aga kohe parem. Võrtsjärve noorte muusika. Aga loeda lihtsalt ette, nagu sa loeksid kellelegi tuttavale mingit teksti. Teena 5301 4013. Ja nii valmiski meie uudistesaade. Nüüd aga põikame hoopis Muruväljakule. Murumõnal toimusid laagrist enda korraldatud tutvumismängud. Võrtsjärve noorte muusikalaagri esimene päev tipnes murumängudega. Aega mõtlemiseks polnud palju ja nii sündisid lustakad mängud kiirelt. Noh, eks see tuli ikka üsna kiiresti. Lapsepõlvemängud tõid esile nostalgia hetki. Niisugused positiivseid tundeid ja mälestusi, et mida kõike on läbi mängitud selliste sõpradega. Vast hakanud mängujuhid on nõus tuju üleval hoidma ka edaspidi. Otseselt küll vist ei ole plaanitud, aga kui vaja, siis võib olla. Lisaks spordimängudele tegeleti ka ajugümnastikaga. Me teeme niisugust nagu faktidega. Toimus ka muusikamäng. No, et nagu kõik pidid ümber laua istuma ja siis keegi paneb nagu kellelegi mütsi pähe ja siis ta peab laulma seni, kuni müts saab kellegi teise pähe. Nüüd on aeg ilmateateks. Meie ilma korrespondent ja kõigi sõber Keena räägib meile tulevast ja olevast ilmast. Uudis, miks on mendid ja tervist. Ja siin on krokodill Keena, kes annab teile tänast ilmateadet. Tänane ilmateade on päris pilvine, aga väljas on +35 kraadi. Ja vesi, ise käisin ujumas, vesi on +56 kraadi soe. Aga vihma lubab küll, aga see on 2 tilka ainult ja rohkem ei tulegi. Öine ilmateade on kuskil +25 kraadi või nii on ja. Et ei ole külm, et on vägagi soe, et saab ujumas ka käia. Veekraadid jäävad ikkagi samaks, on +56 kraadi ja on normaalne. Ja see oligi kõik. Nüüd läheme aga meelelahutusliku poole peale. Vaatame teisipäeva õhtuse playback esitusi.
veoauto, sõitsin vastu puud, prõngata, puruks läksin luu. Kuid mul on pohhui, sest olen vinge päss. Olen vinge päss, olen vinge päss. The name of this song is Starbucks. It's expensive. Thank you. Viskame ka kiire pilgu meie playbacki karmide kohtunike arvamustele. Kuid näes neid esitusi, liikusid ka nende kalgid suud kõrvani ega suutnud jagada kurjemaid sõnu. Kitarre soolo oli võimas, väga võimas. Väga tublid. Kohe näha, et sa oled palju harjutanud. Väga võimas. Mulle meeldis see Jüri keeletöö seal vahepeal. Väga erutav. Ja Krissu sa oled lihtsalt fantast. Ja kui te lauale tulite, siis ma tundsin sellist sooja rooja lõhna ja nüüd ma tean, kus see tuli. Aitäh! Väga meelitatud olime muidugi. Et väga tore, väga hea. Üks paremad esitus üldse. Meie uudisteprogramm tõmbab selleks korraks otsad kokku. Aitäh, et vaatasite ja head õhtut! Näeme 365 päeva või isegi natuke vähema pärast.